on mul palju asju siin laua peal. Kiirkeedupott, milles ma kavatsen siis hautada kõik need köögiviljad ja lisaks ka liha, mis mul eelmine kord üle jäi. Aga praegu paneme kiirkeedupoti siia kõrvale ja pärast siis näitan ka, kuidas see kiirkeedupotiga keetmine käib. Ja nüüd pole muud kui juurviljast ette valmistada ja liha samuti. Ja siis võime pihta hakata. Kapsa lõikame parajalt suurteks tükkideks ja siis paneme potti. Ja poti all ma mõtlengi sellist väiksemat potti, kuhu siis see kapsas kõik sisse panna. Porgandid lõikame ka päris suurteks tükkideks kohe. Sibula lõikame veeranditeks. Ja nüüd on veel kartul. Liha tuleb vastavalt oma maitsele maitsestada ja siis saame edasi hakata tegutsema. Nii, mina panin tulist lihamaitseainet ja tüümiani. Nüüd siis ei jäägi muud üle, kui kõik need segud siia potti panna. Kõigepealt liha põhja läheb siia selline restikene lihale lisaks. Ja siia restikese peale panemegi kogu kupatuse, mis meil oli. Ja niimoodi kinni keerata. Ega selle poti juures midagi muud ei olegi vaja, kui lihtsalt jälgida, millal ta tegutsema hakkab, ehk siis millal ta lööb selle auru kinni. Siis läheb 10 minutit ja ongi asi valmis. Nii, ja nüüd peab jälgima seda kollast ketast siin keskel. Või õigemini musta ketast, aga seal on kollased jooned. Ja vaatame, et need väga üle ei tõuseks. Nii, nüüd on siis enam-vähem õige kõrgus. Ja nüüd tuleb lihtsalt natukene oodata. Nüüd on ta siis 10 minutit siin tulel haudunud. Seega peaks asi valmis olema. Pole muud kui tulelt ära võtta. Natuke oodata ja siis ettevaatlikult lahti võtta. Ja siit lukustist natukene tõmmates õrnalt. Siis hakkab tulema siit auru. Kohe päris lahti tõmmata ei tasu. Ja näete, see kollane joon hakkab ka siit juba vaikselt alla laskuma.
See tähendab, et aur saab varsti otsa. Nii, võtame ta siis ettevaatlikult lahti ja vaatame, mis sest kupatusest on välja tulnud. Vaat niisugune värk siis. Liha on siin põhjas selline.